Kuidas teie ärimudel välja näeb või kuidas seda kirjeldad? Üldiselt Fortuma ärimudel on hästi lihtne, et me võtame kindla protsendi igast sisse tulnud sõnumist. Et me võime seda klassifitseerida, kas see on kampaania sõnum või see on mingi mobiilne makse kuskil internetikeskkonnas. Et aga Fortuma siis põhineb puhtalt nagu tulujagamise mudelil. Ehk siis Fortuma klientidel ei ole mingeid püsitasusid või kuutasusid. Et selle Fortuma idee oligi luua midagi sellist lihtsat, et ka väike internetiettevõtja, kus ta ka ei oleks, kas või Eestis, et tal nagu laienemisbarjäärid või äritegemisbarjäärid oleks ka võimalikult madalad. Et kui täna Eesti mingi online mäng tahaks alustada oma äritegemist Bulgaarias, siis temal tekib kohe küsimus, et ta võib selle veebilehe ära tõlkida, ta saaks kuidagi ka oma turunduse korda, aga ta peaks kuidagi korraldama ära, mismoodi ta raha sisse saab, et mismoodi ta oma kliente maksustab oma online mängus näiteks. Et enne Fortumat või isegi praegu klassikalise mudeli järgi, et kui tahta mingit krediitkaardimakset, et seal on ikkagi kaasnevad mingid püsikulud ja sa pead nagu eelnevalt tegema mingid investeeringuid. Et meie nägime, et see ei ole nagu vajalik, et oluline võiks olla pigem mõte, et kui inimesel on idee, et ta tahab teha mingit rahvusvahelist äri, olgu siis veebipõhine või mitte, seal on vaja mingit sellist alternatiivset maksekanalit või mikromakset, et ta saaks selle lihtsalt ka testimise mõttes ära integreerida ja vaadata. Et kui see tema jaoks töötab, siis ta töötab ja tal puuduvad igasugused nagu kohustused selles osas. See oli nagu see algne idee, kust sai selle Fortumaga alustatud, et täna on ta jäänud sinna samma, et võimalikult madalate barjääridega võimaldada inimestel siis ka tegelikult rahvusvahelistada või siis oma äriga alustada. Et jah, ja selleks siis ka tundus kõige mõistlikum selline puhtalt tulujagamismudel, kus siis ühelgi osapoolel reeglina ei ole selliseid suuri püsikulusid.